meeskond, kus noored leiavad endale tööalase kasvõi informatsiooni, siis tööandjad leiavad endale abikesi ja noored leiavad endale siis tööd, suveks võib-olla või hooajatööd. Ja siis hakkame arendama ka noori, korraldades koolitusi ja seminare. Ehk siis InSpe meeskond on see, kes viivad kokku omavahel teiesugused noored, kes otsivad endale suveks või hooajalist tööd ja otsivad tööd. Ja siis te otsite tööandjate seas neid inimesi, kes pakuksid tööd. Täpselt, olen õigesti? Jah, just. Muideks, siin on pildil kogu nende meeskond eelmisel aastal auhinnatseremoonial, seal on näha Vabariigi president Toomas Ilves ja Sandor Liive, kes on Eesti Energia eestvedaja. Et ma arvan, et teie saalis võite olla maikuus umbes samas seisusest. Natuke on nakatav. Ja natuke tagasihoidlik jaad. Rääkige sellest, mis see Entrum teile annab. Kust te olete jõudnud? Teil on nii palju tiitleid, ma ei jõua ära lugeda kõiki neid, mis teil kõik on siin kirjas. Räägi ise, mis te olete kõik selle aastaga saavutanud? Mis on nüüd Entrumile järgnenud? Siis selleks sügisel sain tiitli Tulevikutalent 2011. Mis see tähendab? Ja sain ka stipendium. Stipendiumi said? Jah. Oli miitusada raha või? Ei, 600 raha. Aga siis ma tean, et olete veel Swedbanki Tähtsa Äramaa projekti laureaadid oma meeskonnaga koos. Jah, Swedbank toetas meie projekti 2000 euroga. See on väga vinge asi muideks. Ma arvan, et ma võiks neil aplausi tõstada. Sina, Kristiina, oled veel saavutanud, et sa oled finalist konkursil Hea eeskuju ja lisaks oled siis Maxima tuleviku talent ka. Aga rääkige sellest, et kõik see ei tulnud nagu iseenesest, et te pidite ju midagi tegema. Ja mis te soovitate nendele inimestele, kes täna saalis on, et mis on see asi, kui nad oma projektiraportit nagu esmaspäeval nagu vaatavad, mis nad võiksid nagu teha? Et mis teie kogemus on? Jah, saime hästi palju kogemuse. Näiteks saime julgust ja enesekindlust ka muidugi siis arendasime natuke oma suhtlemisoskust ja esinemisoskust. Saime siis baasteadmisi selles valdkonnas ja siis oma esimese kogemuse selles valdkonnas. Et siis Entrumis osalemine andnud teile nagu enesekindlust, julgust, kogemusi, kontakte. Ja see Entrum andis meile võimaluse tutvustada enda ühiskonnale, et kes ma olen ja mida ma oskan, mida ma saan pakkuda ühiskonnale ja kuidas ma arendada. Kuidas selle konkursil osalemine eelmisel aastal oli see keeruline, üle jõu käiv, mis sa nendele noortele soovitad? Soovitan täita selle raporti projektipäeviku siis projekti jooksul, kuna meil oli väga raske seal juba aasta lõpust meelde tuletada neid tegevusi, mida tegime aasta jooksul. Et meil oli raport 40 lehekülge. See oli ka kõige pikem, ma võin öelda. Seda ma ei oska. Et kindlasti pange kirja kõik oma tegevused ja tulemused. Aga küsin siis niipidi, et mis teile võidud tõi, et miks te olete täna siin ei ole teie meeskonna siin, te olete võitnud, olete saanud nii palju häid kogemusi, õppinud nii palju, teil on nii palju auhindu, et mis teie edu oli? Esiteks hea idee, siis vastutustunne, hea meeskond, vastutustundlik ka, et kõik uskusid meie ideesse ja ka meie mentor oli selline ja mina olin enda mentor. Et kes aitas meil. Aga me ütleme teile suur aitäh ja ma loodan, et järgmisel aastal, mitte järgmisel aastal, vaid juba maikuus on 11 siin laval ja surub Eesti Vabariigi presidendil kätt. Ma tahaks veel küsimuse küsida, pluss ma tahaks inimestele võimalus anda. Ma küsin talle, rääkige, mis halvasti läks või mida vaata, te rääkisite edust praegu, et kas oligi hirme või mingeid takistusi selle projekti käib? Alguses oli hirm nagu teadmatuse ees, et meil ei olnud piisavalt teadmisi ja kogemusi, aga tahan öelda, et ärge kätke seda, et teil ei ole piisavalt kogemusi või teadmisi selles valdkonnas, sest see on väga suur pluss, kuna täiskasvanuna juba on raske alustada midagi, kuna täiskasvanud teavad palju probleemidest, mis on sellega seotud.
ei mõtle probleemidega palju välja. Kuulge, teie kord tahab keegi küsida, nüüd on see võimalus, nüüd ei tule järgmised korrad siia iga kord. Et midagi, mis võiks, kus sina sa taga. Kas meil on veel kuskil vabatahtlikku? Pane see mikrofon. Milliseid probleeme veel tuli ette? Näiteks palju tööandjad eriti ei tahtnud meiega suhelda, sest saatsime umbes 200 kirju, aga vastasid positiivselt ainult 5, aga ikkagi uskusime. Ja midagi tulnud välja, et sellel suvel meie kaudu leidsid 14 noort. See on väike, aga ikkagi. Ütle need partnerid ka, kelle juurde tööpakkudes kelle siis Ingman ja Kioskid jäeti see siis Maxima, Jõhvi kontserdimaja, aga veel partnerid on siis Sevi Keskus, Sevi Online, Töötukassa, Sevi Web. Super, aga just see on nii hea moraal. Kui lihtne on alla anda, mõtle kui 200 inimest. Kas teete, et sa läheks klubbi, lähed tantsima ja 194 inimest ütleb sulle, enamik läheks elu sees klubisse ära. Aga 6 on ikkagi see lõpus, et see on alati seal, et lõpuks keegi ütleb jaa. Ja eriti on see, kui sa algul ei oska küsida, siis on nagu üks, et saad selle hea kätte. Ei no, teil on nüüd Entrumi kogemus olemas ja olete palju korda saanud, aga no mis te nüüd teete sellega, et kas see nüüd piisavalt inspireeris teid millegi kõrgema poole, et hakkate võib üle rahvusvahelisi projekte korda looma või kuidas? Praegu tegeleme oma projektiga siis selle kuu jooksul, raha siis üritame võib-olla MTÜ asutavad kindlasti ja siis meie projekt on 8 praegu. Aga mis projekt see on siis? No Sõdurs. Ongi see projekt, see keeldede. Ma mõtlesin, et ära lõpetanud ja lasin siit uue. Tahad seda kaugemale ka viia rahvusvaheliseks äkki või? Üle Euroopa? Esiteks oma maakonnas siis võib-olla Eestimaale juba pärast mõtleme. Ja mis te tulevikus teha tahate siis? Ei, ma mõtlen nagu töö poolest, teil on nüüd Entrumi kogemus olemas, olete piisavalt projekte oli, kas te hakkate tulevikus projekte korda saanud, või tulete ise hakkate varsti Entrumile rääkima iga aasta nagu tema ei saanud? Ja Entrum on tõesti muutnud meie elu, et näiteks mina tahan nüüd oma elu siduda. Presidendiks saada? Tahan ettevõtlust meile. Aitäh. Ma arvan, et see on hästi oluline nagu ära märgida, et ma Kristiinaga rääkisin mõned kuud tagasi, küsisin, kuidas teil läheb. Ta ütles, et mul on elus nii palju muutust, et nüüd ma tean täpselt, kuhu ma tahan minna, mida ma tahan teha, et see Entrumi kogemus on andnud teie meeskonnale väga hea võimalus proovida väga palju asju läbi, õppida väga palju uut ja saada nii-öelda siit selgemaks, et ma tahan õppida äri tegema, ma tahan olla iseseisev, ma ei taha minna lihtsalt kontori oma elu muutma ja juhtuma ja sa võid saada seda nahutada. Veel 2 küsimust. Ma tahaks küsida, et kus kohas sai teie see idee üldse alguse, et kus see idee tuli nagu? Mul idee tekkis sellest, et tahaksime ise töötada, et meie maakonnas on see suur probleem ja mitte ka meil, aga paljudel tuttavatel ja sõidatel plastikaaslastele, et see on tõsine probleem, et suvel ei ole midagi teha, et noored lihtsalt võtavad ükski kitarra ja siis mõtlesime võib-olla paar päeva meil ideed ja siis võib-olla 5 minutit enne idee registreerimist mõtlesime välja oma nimi ja siis peale ja see oli lihtne. Ehk siis enne oli vajadus ja siis mõtlesid, et see on see asi, mida tahaks teha. Ikka hästi paljud enamik ideid maailmas on saanud alguse sellest, et endal on vaja jubedalt midagi, seda enda jaoks. Viimane küsimus. Seal. Tegelikult on mitu kas. Te saad otsustada, sa saad ühe käe või siis teisega käsitleda samal ajal. Mul on siis selline küsimus, et millises keeles on teil kõige kergem rääkida? Тогда откуда вы и можете ты дашь мне свой номер? Kas te mõtlesite loobumise peale?
sa arvad, kui? ei, miks ei? Sest nagu ma ütlesin, et Entromaal just see on võimalus, kus sa saad ennast rakendada ja kogemuse saada ja nõu küsida, et ei, selliseid mõtteid ei ole. Super, palun teeme neile suure